tere, minu nimi on Ants Uustalu ja teen siin Ööbiku gastronoomia talus maheveise antrekooti röstitud köögiviljaga. Selleks, et saaks hea toidu, meil on vaja ära röstida paprika. Paprika paneme tervelt kohe siia ahjuplaadile. Ja selleks, et paprikal oleks hea maitse, me tükeldame ära või lõikame pooleks siis küüslaugu. Paneme ka selle siia niimoodi suurte tükkidena. Kuumus annab see küüslaugu maitse siia ilusti paprikale juurde ja tükeldame ka sektoriks punase sibula. Ja need paneme ka vaba käega siia ahjuplaadile. Võtame ühe veel. Nii, natukene tüümenit. Tüümen annab siis head ürdimaitset ja pärast me muidugi korjame selle tüümeni siit ahjuplaadi pealt ära. Ja selleks, et kõik see asi tööle hakkab ja see kuumus ja köögiviljade sisse läheks, on vaja natukene õli. Kasutan siis oliiviõli, mis on ka mahe. Raputan selle siia ilusti peale. Õlil on hea omadus, ta tõmbab kuumuse ligi ja tänu selle kuumusele siis need köögiviljad saavad ilusti valmis. Soole, pipart ja nüüd püüame need paprikad ilusti õliga kokku teha ühtlaselt, siis ta küpseb ka ühtlaselt ja saab ühel ajal valmis. Nii, praegu ta on juba nii aromaatne ja ilus värviline, et nüüd on vaja see ainult ahju panna. Paprikad omandavad sel hetkel väiksed mustad täpid, siis on ta valmis, võtame ahjust välja, koorime ära, vahepeal röstime panni peal suvikõrvitsa ja teeme seda head maheveise antrekooti sinna kõrvale. Ja muidugi me teeme ka sinepiseemne kastme, kus on siis hea veisepuljong, natukene sinepiseemneid ja pikendame seda vöiga. Ja nüüd panen selle ilusa värvilise ahjuplaadi ahju. Sada 80 kraadi, umbes 10-15 minutit ja siis on meil paprik ilusti pehme. Saame ta panna kaussi kile peale, siis lööb koore lahti ja saame ta ilusti ära koorida. Nii kaua aga teeme suvikõrvitsa, teeme selle sinepiseemne kastme, mis me lubasime ja teeme ka antrekoodi valmis. Nii, suvikõrvits on nüüd lõigatud, mõnusalt niimoodi paksud, et oleks ka mida praadida vahepeal, et kui liiga õukseks lõigata, siis ta lihtsalt kõrbeb ära selle panni peal. Natukene soole ja alati tasub maitsestada kõik asjad lõikelaua peal, mitte panni peal, sest panni peal ei maitsestata asju, vaid panni peal praetakse või siis autatakse asju. Natukene õli. Teisele poole ka. Laseme panni ilusti kuumaks, nii et kergelt hakkab suitsema juba. Ja siis võib panna need suvikõrvitsad sinna panni peale. Keerame ringi, ilusti pruunid ja laseme veel 3-4 minutit siin olla. Lõikasin ilusad antrekoodi tükid valmis, nüüd natukene maitsestan, kergelt soolaga. Natukene pipart ka, kuigi pipar ei ole väga oluline, sest sool ise juba teeb selle õige töö ära. Ja nüüd panen need lihtsalt panni peale. Kümme minutit on möödas ja võtame röstitud paprika ja punase sibula välja. Ahju paneme kinni. Nii, nüüd näete sellist ilusat röstitud paprikat, kus on õli siis oma töö teinud. Koor on ilusti niimoodi nagu natukene lahti löönud. Ja selleks, et me saame ta ilusti kätte, me peame panema ta veel korraks siia kaussi. Katame ta pealt kilega ja ta oma kuumusega veel natuke haudub siin ja siis ta lööb koore nii lõplikult lahti, et pärast kui te hakkate koorima, siis ei ole seda momenti, et ei saa ilusti seda koort kätte ja võib juhtuda, et see koor jääb siia külge kinni, et sellise meetodi puhul, kus te katate kilega, hoiate ta umbes 5 minutit siin, siis lööb selle koore siit ise lahti ja paprika jääb ainult see viljaliha järgi ja ongi maitsev, et see koor tegelikult natukene hambal häirib ja kui seda niimoodi oled saanud korra ilma kooreta, siis enam seda koorega ei taha, nii et tasub ilusti ära koorida. Ja siin on meil siis punane sibul, puhastame ilusti ära tüümenist ja ka selline mõnusalt röstinud pealmised koored, mis on natukene nagu kõrbenud, need võtame ära ja paneme talle ilusti siia
lõikelaua peale praegu. Ja samamoodi näiteks seesama küüslauk, mille pärast ma seda ära ei koorinud, on see, et muidu oleks see küüslauk ära kõrbenud. Nii, paneme need asjad siia kõik valmis. Vaata, kiirusti tuleb küüslauk siit kestasest välja. Mingi hetk saab meil ka antrekot valmis, siis me saamegi serveerida ilusa toidu koos sinepikastmega. Selle sinepikastme teeme kohe valmis. Nüüd teeme siis lubatud sinepiseemnekastme. Paneme väikse kastrulli pliidi peale. Head mahedad sinepiseemneid. Ja nüüd peame nii kaua seda kuumutama, kui sinepiseemned hakkavad siin hüppama, läheb piisavalt kuumaks, siis seeme nagu avaneb, maitse tuleb ilusti välja. Nii, ja nüüd läheb ilusti vein. Nii kaua, kui meie sinepikaste seal omaette tegutseb, ehk siis keeb alla, võtan lahti selle paprika ja seemned välja ja siis näitan, kui lihtsalt saab kätte siit selle koore, mida ma ennem rääkisin. Paprika samas on õige küpsusastmega, ta ei ole liiga pehme, ta ei ole liiga kõva enam ja nahk tuleb tõesti väga-väga lihtsalt. Jääb selline ilus, kergelt röstitud paprika fileetükk. Vein on nüüd ka ilusti alla käinud ja paneme siia peale siis veisele puljongi. Ilusti pruuni värvi. Keedame selle ka alla ja siis, kui on jäänud selline mõnus reduktsioon, pikendame natuke võiga ja maitsestame soola ja pipraga ja ongi kaste valmis. Vein on nüüd ilusti koos selle veise puljongiga alla käinud, mõnusalt on paksuks läinud ja nüüd siis, et seda maitset nagu natukene mahendada ja pikendada, siis paneme siia head võid, mis annab siis hea läike kastmele ja teeb ta natukene mahedamaks. Paneme röstitud suvikõrvitsa siia talliku peale, niimoodi vaba käega, kuidas keegi tahab. Siia vahele paneme need ilusad küüslaugud. Lähevad sibulad. Ka jällegi nii, nagu ise soovite. Pange ta natukene laiali, nii et ei kataks värvi ära. Saaks kõik näha, mis siin sees on. Siis läheb paprika. Röstitud paprika, mida me koorisime ja oli ahjus siis umbes 15 minutit. Nii. Siis läheb siia peale rukkolasalatit. Natukene võiks siia õli panna. Soola, kerget segamist, mõned sööksed kerged salatilehed, kergelt, et tuleks tead mürkid maitset ka. Lõikasin antrekooti ilusti viiludeks, liha on keskmiselt küps ehk siis medium ja panen ta siia salatipadja peale. Ja kõige lõpuks siis paneme siia juurde sinepiseemne kastme, mis on siis keedetud veini ja veisele puljongiga. Selline sai siis mahe lihaveis antrekoot ja kõiki neid tooraineid on mahedana võimalik Eestist osta ja püüdke ka oma perele seda serveerida.